see konverents siis täna on pühendatud teemale erialapiirid ja paneelarutelule nimeks pandud Mis meist saab. Ja füsioteraapiaga tundub justkui olevat niimoodi, et me teame, kust me tuleme, meile endale tundub, et me teame, kes me oleme, aga see küsimus, et mis meist saab, ikka nagu kipub meid kimbutama. Et me oma hinges oleme ikkagi tervishoiuvaldkonna töötajad, kui mitte tervishoiutöötajad või tervisevaldkonna spetsialistid. Oma mõtte ja teoga inimese tervist ühte ja teistpidi mõjutame. Justkui tundub, et eriti viimase aja arengute osas on meid ka Eesti patsiendi ja riigisüsteemi jaoks vaja. Teisalt jälle, kui oma igapäevast tööd teeme, siis tundub, et elu kipub olema natukene raskem, kui me seda ette kujutame. Et kas või sellest vaatevinklist, et mis info meieni jõuab ja mis info meist eemale jõuab, kui palju me ise saame oma töö eest vastutada, kes tahab, kes ei taha, kes saab füsioterapeut olla, seda siis kõige rohkem tervishoiuvaldkonna väliselt ja nii edasi. Ja kuna ise oleme võrdlemisi noored, vaatamata sellele, et hakkajad, siis õnneks on olemas riigis häid abilisi, kes sellisele filosoofilisele küsimusele suudavad aidata vastata, et mis meist siis võiks sellises lähemas või kaugemas tulevikus saada. Ja sellepärast siis oleme kutsunud siia meie juurde häid sõpru, partnereid sellisest filosofeerimise ja edasiarenemise vaatevinklist. Ja seetõttu mul ongi hea meel tutvustada siin kaaskannatajaid, siis kus iganes vaatevinklist võtta. Et sealt minust kaugemast otsast siis alates Eesti Haigekassast Kersti Esnar, kes aastaid, vähemalt kõik need aastad, mis mina olen pidanud füsioterapeutide eest jutustama, on saanud seda teha väga asjalikult Kerstiga üle laua istudes. Siis on doktor Le Vallikivi, kes on perearstide seltsi juhatusest ja muidu toimekas ja tegus füsioterapeut, hea meelega saadab patsiente füsioterapeudi juurde ja teeb ses osas koostööd. Sotsiaalministeeriumist proua Heli Paluste, kelle ametinimetus on siis tervishoiuvõrgu juht ja ka juba pikki aastaid hoidnud hinges muuhulgas siis ka selliste meie ja meiega sarnaste erialade arendamist ja reguleerimist. Ja mulle siis kõige lähedamal Haridus- ja Teadusministeeriumist proua Tiia Raudmaa, kelle ametinimetus ütleb kõrghariduse osakonna nõunik, aga kes siis osa oma ajast kindlasti ka pühendab sellistele küsimustele, mis ka Euroopa tasandil erialade reguleeritust puudutavad. Ja et see arutelu läheks kenasti ja oleks siis pigem huvitav ja meile kõigile vajalik, olen mina välja mõelnud mõndasid küsimusi, proovin seda selle järgmise nüüdseks siis umbes 55 minuti jooksul suunata niimoodi, et me teatud küsimustele vastused saaksime ja et heade mõtetega inimeste monoloogid ei kujuneks liiga pikaks, et siis püüan seda arutelu siis mõnevõrra juhtida. Vaatame, kui hästi või halvasti see mul siis välja tuleb. Ja nendel hetkedel, kus ma siis palun teil ka midagi sekka öelda, siis olge lahked ja ärge kiusake ei mind ega vastajaid, vaid tõstke käsi püsti ja avaldage arvamust või esitage küsimust, siis on kõige toredam. Et osalejatelt siis kõigilt, kas siis saalist või lava pealt ma palun seda, et vastused ei oleks liiga pikad ja omad võtteavaldused ei kujuneks siis sellisteks kenadeks sõnavõttudeks, et pigem oleksid vastused sellised head ja konkreetsed ja et me saaksime siis rääkida võimalikult avatud kaartidega, sest et see ühest küljest filosofeerimine, teisest küljest tulevik, kolmandast küljest ühe eriala reguleerimise teemad ei ole sugugi lihtsad ega mustvalged, nii et erinevaid mõtteid saab avaldada nii ühest kui teisest vaatevinklist. Ja selleks, et siis sellega edasi minna, mul on niisugune avaküsimus, millele ma siis palun kõigil lava peal olijatel vastata. Ja palun ka füsioterapeutidel saalis selle peale mõelda ja miks mitte siis ka kaasa rääkida.
et siis vaadata, mis mõtted üleüldse enne kui me oleme saanud midagi nii-öelda ette öelda, tulevad ja mis teemad siis seda arutelu võiksid täna juhtida. Ja see küsimus on selline, et milline on teie visioonis, kas siis teie enda või teie selle seltsi organisatsiooni visioonis füsioterapeudi tulevik, siis nii-öelda teile sobivas perspektiivis või sellises perspektiivis, kuhu te oma kõige paremas mõttes rikutuse tasandilt seda suudate niimoodi visualiseerida ja et miks see siis nii võiks olla, et miks see just teie arvates on niimoodi kasulik. Ja kui Heli, äkki sina alustaksid, siis oleks väga tore. Ma arvan, et tuleviku füsioterapeut on oluline spetsialist mitmes valdkonnas. Kindlasti on ta täpselt sama oluline spetsialist taastusravi valdkonnas nagu tänagi, kus me teame, et tõepoolest sellest komplekssest taastusravist väga suur osa lasub füsioterapeudi õlul kui ühe meeskonnaliikme õlul. Teiseks on ta kindlasti tänasest märksa olulisem figuur esmatasandi tervishoius ja igas esmatasandi tervisekeskuses peaks olema igal inimesel võimalik kas siis perearsti poolt suunatuna või miks mitte ka otse füsioterapeudi jutule pääseda. Ja kindlasti on ta jätkuvalt oluline tegutseja ka sotsiaalvaldkonnas, nii nagu tänagi, kui me teame, et ta tegutseb rehabilitatsioonisüsteemis ja küllap jätkuvalt ka veel spordivaldkonnas ja võib-olla veel mõnedes valdkonnas, ehk et ta kahtlemata ongi selline spetsialist, kelle teadmisi ja oskuseid on vaja mitte ainult tervishoius, kuigi tõenäoliselt see on kõige suurem või suuremal määral füsioterapeutide jaoks selline tegevuspõld. Aitäh. Kas äkki Haigekassa jätkab? Ja, võin jätkata küll, sest suures plaanis ju meie vaated, seisukohad Sotsiaalministeeriumiga kattuvad ja mõtlesin just siin istudes kuulates, et kindlasti eriarstiabis taastusravis on füsioterapeut tänaseks, ütleme, ja füsioteraapia eriala oma koha leidnud ja ka Haigekassa poole pealt me seal väga suuri muudatusi hetkel ette ei näe, pigem on see esmatasand, kus, kui ma nüüd õigesti mäletan, 2014. aastast meil see võimalus on loodud, et perearst ise saaks otse suunata füsioterapeudile ja tänaseks me näeme, et seda võimalust on kasutatud oluliselt rohkem, 2,5 korda võrreldes enam sellega, kui me alustasime, aga seda kindlasti on veel vähe. Seetõttu meie põhilised arengud ja edasimõtlemised on just esmatasandil, kuidas seal füsioterapeudi rolli veelgi suurendada ja ikkagi väärtustada eriti nendes uutes tekkivates tervisekeskuses teda kui ühte meeskonna liiget. Et see oleks lühidalt. Aitäh. Doktor Valigi. Ma vaatan, et te kumbki ei julge nüüd välja öelda seda sõna tervishoiutöötaja. Ma siis ikkagi teeks seda, et kuna te tegutsete tervishoiu valdkonnas, siis oleks nagu tagumine aeg see staatus ikkagi legitimiseerida. Mul on väga hea meel, et see on, füsioteraapia on väga kiirelt ja jõuliselt ja energiliselt arenev valdkond ja mul on väga hea meel, et selle sidusus esmatasandiga on järjest kasvamas, sellepärast, et meil on nii mõndagi ühist, et mitte ainult nagu haigusest taastumine, vaid ka tegelikult edendus- ja ennetusteemad, eks ole, ka täiesti terved inimesed ka terveks jääksid või sekkumine sellel hetkel, kui nende probleem on funktsiooni tasandil ja
see tervishoiutöötajaks olemine kindlasti tähendab nii õigusi kui kohustusi ja mul on tunne, et füsioterapeudid on selleks täiesti valmis. Pluss veel see, mis nagu suures pildis sellega kõik kaasneb, eks ole, et noh, ja ka väljapoole paistab, et me ka väljaspoolt teaks, kes on kes, eks ole, et kes on nagu nii-öelda päris füsioterapeut, kes on mingi uhuterapeut ja ise hakanud, et seal ei tekiks mingisugust kahetimõeldavusi, et teil oleks ka piisav vabadus oma teenust osutada ja just tervishoiuteenusena, et te saaks seda iseseisvalt teha, et inimene saaks ise valida, kas ta nagu tegutseb ise omaette eraettevõtjana või ta liidestub tõesti mingisugune tervisekeskuse meeskonnaga töövõtjana, et me ei suunaks seda nagu ainult ühes liinis, vaid me jätaks selle vabadusega valida, et siis nagu asjad saaksid minna ise vooluteed. Ja see vist ongi suures joones kõik, kui me need väiksed asjad nagu tehtud saaks, siis oleks juba väga tore. Et ma praegust üldse ei hakka puudutama seda, miks nagu füsioterapeudile otse suunamine on esmatasandi suurenenud ainult 2,5 korda, et see tähendab paraku finantspiiranguid, et küll me jõuame selle asjaga ka tegeleda, et kõige olulisem on need nagu põhiasjad korda saada, et see kes on kes teema ja tervishoiutöötaja teema. Aitäh! Ja kuidas siis mitte tervishoiu valdkonnast vaadates need küsimused tunduvad? Nii, vaadates siis Euroopa Liidu õiguse ja Eesti füsioterapeudi mobiilsuse või liikuvuse mätta otsalt, siis minu vastus oleks väga lühike, 2 sõna, status quo. Nii. Ehk kõik peaks jääma nii, nagu praegu on? Jah. Väga tore, aitäh! Kas on siin heade kolleegide hulgas keegi, kes tahab ka öelda, et milline just tema kui füsioterapeudi vaates see visioon siis lühemas või kaugemas tulevikus olla võiks? Mati vaatab mulle kavala näoga otsa, et tal on alati üht-teist öelda. Jah, tere hommikust ka minu poolt, et ma natuke sellele status quo'le vaidleks vastu, sest sellisel oli areneks meil tegelikult mitte midagi, et see pärsib mingil määral ikkagi igasugust organisatsiooni arengut ja organisatsiooni juhtimist ja füsioterapeudi arengut, kus ta muu maailma kontekstis peaks jõudma kui taastusravi spetsialist, et see tegelikult ikkagi väga-väga palju piirab meid, et rääkimata sellest, et meid ikkagi ei võeta kui meeskonna osana, ükskõik kui me räägime sellest, et me oleme meeskonna osa, kuskil arsti, õe, ämmaemanda, kelle iganes me koos töötame, siis meid ikkagi ei vaadata võrdselt, et ma väga-väga loodan, et me jõuame sinna, kus muu maailm füsioteraapia taastusravi osas liigub, sest ükskõik kumba kõrgkooli me vaatame, kus õpetatakse füsioteraapiat, siis see pädevus on olemas, see on ülemaailmselt rahvusvaheliselt hinnatud, akrediteeritud, nii et järelikult see pädevus peab olema seal olemas ja kui muu maailm saab sellega hakkama, siis miks mitte võiks meie hakkama saada? Aitäh sulle! Ma üritasin siis tavapärasest tähelepanelikumalt kuulata vastuseid ja mulle tundub, et üks koht, millest me võiksime natukene edasi rääkida, on siis see tervishoiutöötajaks olemine selle reguleerituse kontekstis, et ühest küljest meil väga selgelt on siis riigisiseselt erinevate valdkondade mõttes erinevad seisukohad, et kui Tiia ütleb, et see Euroopa vaatest võiks olla see asjad nii, nagu nad praegu on ja meie kui siis spetsialistide, kes me tunneme, et seda reguleeritud vabadust ja vastutust võiks ehk olla praegusest enam ja ka ma saan aru, siis täna reguleerijad ja head koostööpartnerid selles osas ka mõtteid mõlgutavad, et ma küsiks siis niimoodi, et kui Heli, sina ütlesid, et see ei tahtnud tegelikult väga öelda seda tervishoiutöötajaks olemise terminit välja, aga Lee õnneks selle niimoodi pinnale tõstis, et kas sellest mitte väljaütlemisest võib välja lugeda seda, et tegelikult ka Sotsiaalministeeriumi poole pealt selline reguleerituse mõttes füsioterapeudi staatus
võiks jääda siis selliseks, nagu ta praegu on, või sellega seoses ikkagi on mingisugused mõtted olemas, kuidas seda reguleeritus siis ükskõik millisel moel võiks tekitada? Ma arvan, et me võiks sellest nimetamise küsimusest kui sellisest nagu natuke lahti lasta ja mõelda, mis on need reaalsed praktilised vajadused, mis selle nimetamisega teie jaoks justkui kaasas käiksid, ehk et miks, sest et sellise reguleerimise ja ütleme, riigipoolse sekkumisel on nagu omad põhjused ja on ka omad põhjused, miks me seni oleme pigem jäänud seisukohale, et see iseenesest ei lahenda ju neid praktilisi probleeme, mis füsioterapeuti panevad mõtlema sellele, et me peaksime olema ka reguleeritud kutse. Sest Euroopa Liidu tasemel, seda kindlasti oskab kolleeg Haridus- ja Teadusministeeriumist paremini selgitada, aga Euroopa Liidu tasemel tõepoolest füsioterapeut ei ole reguleeritud kutse. Ja riigisiseselt oleme me ka otsustanud pigem mitte viia seda kutse hindamist ja ka siis registreerimist riigi tasemele, vaid me usaldame selles seda vabatahtlikku kutsesüsteemi, mis tegelikult nagu annab kutsele endale võimaluse töötada välja kutsestandardid, need kriteeriumid, kuidas teie kutse esindajad sinna kutseregistrisse saavad, ehk me leiame, et see praeguses seisus, ütleme selle reguleerimise ja nimetamise mõttes on piisav. Iseasi on see, et tõepoolest, kui see füsioterapeut tegutseb tervishoiusektoris, siis tekivad seal reaalsed probleemid ja nende probleemide lahendamisega tuleks tegeleda. Ehk näiteks kõige põletavam asi on ligipääs tervise infosüsteemi koos kohustusega, mis sellega kõik kaasnevad, et see ei ole ainult õigus sinna sisse pääseda ja justkui tervishoiutöötajaks registreerimise kaudu saada selleks siis õigus, seda on võimalik lahendada, seda praktilist küsimust erineval moel ja sellega kahtlemata kaasnevad kõik andmekaitsest tulenevad piirangud, kohustused, vastutus, dokumenteerimise kohustus ja nii edasi, ehk et meie praegune pakkumine on tegeleda selle ligipääsu küsimustega, kui on veel mingeid praktilisi küsimusi, siis nendega ja selle kutse reguleerimise osas jätta see osa tõepoolest status quo. Kas tohiksin? Tohin. Ma natuke täpsustaksin, ma olen suhteliselt lühikese vastusega, et võib-olla nii palju võiksin öelda, kui ma mainisin Euroopa Liidu õigust, siis ma räägin direktiivis, mille nimi on kutsekvalifikatsiooni tunnustamine. Ja selles direktiivis peale reguleeritud kutse või kutsetegevuse mõiste on ka mõiste reguleeritud haridus. Ja selle reguleeritud hariduse mõistel on samuti niisugune väga tugev sõnum teistele liikmesriikidele. Ja see on, mis meil on füsioterapeutide puhul. No samuti nagu optometrist ja logopeed ja nii edasi. Need haridused Eestis on reguleeritud. See tähendab, et on välja töötatud kutsesüsteemis kutsestandard, selle kutsestandardi alusel toimub õpe. Ja Eesti riik siis garanteerib, et meie ei produtseeri ühtegi näiteks füsioterapeuti, kes ei oleks läbinud siis Eesti riigi poolt nii-öelda heaks kiidetud hariduse. Järelikult direktiiv annab väga selge võimaluse kah päris lihtsaks tunnustamiseks teise liikmesriigi poolt see fakt, et Eestis on füsioterapeut reguleeritud haridus. Ja järelikult see iseenesest on väga kõva sõna. Et reguleeritud kutsel on väga palju erinevaid variante.
ja liikmesriigid reguleerivad väga erinevalt seda, kui nad üldse reguleerivad. Nii et see on lihtsalt täpsustuseks, et kui me räägime reguleerimist, siis on reguleerimisel palju erinevaid võimalusi. Ja nii palju ma toetaksin kolleegi sõnumit, et reguleerida, see tähendab riik sekkub siis, kui on vajadus. Ja see vajadus on, siis peaks mingi probleem olema. Mis on see probleem, mis on praegu nii-öelda päevakohal? Ja ma saan aru, et see on nii nagu selgitatud teatud andmete saamine ja see terve süsteem. See on see probleem, mida tuleks lahendada ja ma olen täitsa nõus, et neid variante on väga palju. Ja praegu on niisugune olukord, et see direktiiv, mida ma mainisin, nõuab igalt liikmesriigilt, et enne kui ta üldse midagi hakkab reguleerima või tähendab kitsendama juurdepääsu teatud kutsele, siis ta peab väga põhjalikult õigustama seda reguleerimistahet, ta peab seda selgitama, ta peab teistele liikmesriikidele kah olema võimeline selgitama, miks me niimoodi just tegime. Nii et see protsess on meil Euroopa Liidu poolt ette nähtud ja seda me peame siis jälgima. Doktor Vallikivi, teie äkki soovite vastata sellele intrigeerivale küsimusele, et mis on teie probleem? Väga suur probleem on, me oleme tõesti nagu käsist jalust seotud. Et selles mõttes, et punkt 1, et kui me hakkame tegema kellegi füsioterapeudiga koostööd, me peame vaatama kuskil, ma ei tea, mingi nurgatagusest nimekirjas seda, et kes on ju, et kas ta üldse on nagu vastab selle kutsestandardile või ei vasta, kui me teda sealt nimekirjast ei leia, et mis me siis sellega peale hakkame, eks ole. Teine teema on see, et kui me sõlmime selle lepingu mingisuguse asutusega, eks ole, et seal võib samuti töötada ükstapuha kes, eks ole, see asutus justkui vastutab, aga see on jälle kolmas isik, kes vastutab, eks ole. Siis me lähme edasi selle sama dokumenteerimisega ja selle teenuse osutamine, mis on ju tegelikult tervishoiuteenus, millel on oma nagu haigekassa koodid, mis käivad raviteenuste arvetel, aga ma tahaks näha selle koodi taha ka seda tegevust ja ma tahaks näha seda isikustatult. Et samamoodi kui minul on tervise infosüsteemis kõik see jutt, mis ma patsiendiga nagu tegelen, on minu nime alt. Ma tahaks, et see sama oleks ka füsioterapeudi puhul ükstapuha, et kas see toimub mingisuguse statsionaarse ravi käigus või see toimib mingisuguse eraldiseisva nagu asutuse puhul, mis praegusel hetkel isegi ei ole nii-öelda tervishoiuasutus, mis tõttu ma ei saaks sellega üldse nagu mingeid asju ajada. Ja see on mind täiesti pimendasse raevu, et selles mõttes, et teid on nagu nii palju ju tegutsemas, et teete väga head tööd, aga ma ei tohi teiega nagu selles mõttes nagu mingi legaalseid suhteid luua. Et minu arust see on väga suur piirang. Ja siis, kui me veel vaatame edasi, eks ole, et see ei ole ainult nagu, et ma võin tervise infosüsteemist mingid asju lugeda ja sinna kirjutada. Et see puudutab ka nagu mingisuguseid sidusvaldkondi, mitte ainult nagu perearsti, vaid ka ämmaemad, õde, eks ole, et neid omavahelisi suhteid. Kui me räägime ka näiteks retseptiõigusest, eks ole, ma ei räägi antud hetkel farmakoteraapiast, vaid näiteks need samad meditsiiniseadmed, palun vabandust, perearstina, ma tean sellest asjast väga vähe, aga ma tean, et teie teate sellest väga palju, et ma tahaks, et mul oleks legaalne võimalus leida abi spetsialistilt, kes oskab inimest ka sinna just õigesse valdkonda suunata. Et pluss veel need igasugused alam spetsialiseerumised teie eriala sees, eks ole, et ma tahaks, et mul oleks ka see info nagu kättesaadav. Et see ei ole ainult, et kas me nüüd siis julgeme nimetada seda tervishoiutöötajaks olemist või mitte olemist, et see juba praegust on väga suur tööd takistav asi, pluss veel see infovahetus. Palun vabandust, epikriiside vahendamine, mis tegelikult ei ole ju siis epikriisid, vaid mingisugused krüpteeritud mingid jutufailid, et see ei ole ju see. Kas haigekassa poole pealt just selles kutseregistri kasutamise kontekstis, milles täna väga selgelt seda praktilist infot, millest doktor Vallikivi räägib, tegelikult ei ole, seda sealt ka kunagi paistma ei hakka, isegi kui me tekitaksime otsuse, et see kutseregister on siis see, mis on justkui see koht, kus siis vaadata, kellega mul parasjagu tegu on, et kas haigekassa poole pealt on selles osas mingisuguseid seisukohti, mis kas siis ühtivad või ei ühti siin eelkõnelejatega?
haigekassa jaoks on loomulikult oluline, et kui me maksame osutatud teenuse eest, et see teenus oleks osutatud õige ehk et siis kvalifitseeritud füsioterapeudi poolt vastavalt nõuetele. Et see osa on küll väga oluline ja seetõttu on ju ka meie poolt täna, ütleme, oluliselt, mitte oluline, aga vähemalt mõningal määral tegutsemispiirang just see, et me ütleme, et me ostame ainult tegevusluba omava tervishoiuteenuse osutaja juures töötavalt füsioterapeudilt, sest nii me vähemalt eeldame, loodame, et on tagatud see, et seal tõesti toimetab kvalifitseeritud inimene ehk füsioterapeut. No, kuigi see iga kord nii ei ole, eks ole. Ehk et seal võtab nagu vastutuse see juriidiline isik. Küll aga ma olen nõus sellega, mis Lee välja tõi, kõik see infovahetus, et kui ikkagi füsioterapeut osutab teenust, siis tal peaks olema võimalus jätta jälg maha sellest teenuse osutamisest tegelikult kõigile teistele tervishoiutöötajatele ehk osapootel tervishoiu infosüsteemi ja et ta ikkagi võtab vastutuse selle eest, mis ta siis selle patsiendi kohta ütleb, mida ta on toimetanud. Ja siin me jõuame ka kvaliteedi teemani, eks ole, et selles mõttes, et ega see ei ole nagu mingi käesilittamisteenus, eks ole, mis igal juhul aitab, et seal peab olema ka oma nagu tõenduspõhisus ja seda peab olema nagu võimalik tagantjärele kontrollida, eks ole, et nagu te meiega ju ja kõigi teiste tervishoiuteenuse osutajatega nagu nii teete, et selles suunas ei tohi ka asjad lappama minna. Täiesti õige ja see ongi jah, miks meie täna ostame teenust, ütleme füsioteraapia teenust läbi tervishoiuteenuse osutaja, aga kindlasti on siin võimalikud edasised arengud ja selle peale tuleb mõelda, kuidas siiski, et ei tekiks meil olukordi, kus füsioterapeudid, kes tahavad teha oma nii-öelda ettevõtte, pakkuda teenust, peaks sellepärast võtma mõne arsti lihtsalt sinna nimeliselt meeskonda, kelle kaudu siis saaks tegevusloa. Et see pole nagu eesmärk omaette, vaid pigem me peamegi mõtlema, kuidas me suudaks tagada ilma seda arsti kaasamata, et see teenus, mis siis need füsioterapeudid, kes on moodustanud oma ettevõtte, pakuks seda kvaliteetselt, et seal oleks ikkagi kutsestandardile vastavad inimesed tööl. Et see on teema, mida kindlasti tuleb meil Sotsiaalministeeriumiga koos ka edasi arutada. Jah, et nagu nüüd välja tuli tõesti, lisaks sellele andmete liikumise ja ligipääsu teemale on rahastamisega seotud küsimus ehk seesama, kas füsioterapeut töötab nüüd tervishoiuteenuse tegevusloaga asutuses või mitte, et tõenäoliselt see piirang, mis praegu veel kehtib, ei ole mõistlik. Aga see tuleb ära lahendada koos selle tervise infosüsteemile ligipääsu teemaga. Ja et seda lahendada, käiski meil just sellel suvel kooskõlastusringidel seaduse väljatöötamiskavatsus, mis siis pakub sellise lahenduse mitte ainult füsioterapeutide, vaid ka kõikide teiste spetsialistide jaoks, nagu logopeedid, psühholoogid, optometristid ja vist oli seal paar kutset veel, kus siis füsioterapeutide jaoks tulevikus tekiks ligipääs tervise infosüsteemide, mis juhul, kui nad ongi kaasatud just nimelt tervishoiuteenuse osutamisse. Ehk et nende füsioterapeutidega on ju lihtne, kes tõepoolest töötavad mõnes haiglas või töötavad mõnes ambulatoorset arsti või eriarstiabiteenust osutavas asutuses. Aga juhul jah, kui ongi selline füsioterapeuti enda või mitme füsioterapeudi äriühing, kes pakuvad ainult füsioteraapia teenust, siis nad sellisel juhul saaksid selle ligipääsu eeldusel, et nad teevad koostööd, mis siis peaks olema formaliseeritud mingi lepinguga, kas siis perearstiga või mõne muu tervishoiuteenuse osutajaga. Oleme seda võimalust arutanud meie juristidega ja ka rääkinud kolleegidega andmekaitse inspektsioonist, kes väga kiivalt on kaitsmas kõiki neid delikaatseid isikuandmeid ja oleme nendega ka Riigikogu tasemel väga
elavalt diskuteerinud, kui mingile uuele grupile antakse ligipääs tervise infosüsteemile, nii et esialgu me liigume selles suunas ja kuidas nüüd tehniliselt see lahendatakse, kuidas see õigus siis tekib, et see on nüüd edasiste diskussioonide küsimus. Lahenduse variandid meil on olemas, aga me tahaks neid arutada nii koos spetsialistidega kui ka koos perearstide ja teiste kolleegidega. Vabandust, aga mis see võimalik risk siis on? Mis see füsioterapeut seal tervise infosüsteemis siis kurja teeb? No tervise infosüsteemi tõenäoliselt ei ole vajadust minna ei andmeid vaatama ega ka sinna saata, näiteks füsioterapeudil, kes töötab mõne spordimeeskonna juures või kusagil mujal, üldse mitte tervishoiusüsteemis olles kaasatud. Ehk et vajadus terviseinfot vaadata on füsioterapeudil siis, kui ta tõepoolest on kaasatud tervishoiuteenuse osutamisse. Et see on olnud see, mida me oleme suutnud andmekaitsjatele ära selgitada, et jaa, nendel on tõesti reaalne põhjendatud vajadus neid andmeid vaadata. Kuidas see saab nõnda olla? Näiteks kui ta nagu tegeleb spordi inimestega, mis on ju väga nagu nii-öelda aldis igasugust meditsiinilist abi vajavale tegevusele, et siis tal võiks ju olla väga nagu selline asja sinna tervise infosüsteemi ju ka. No. Ja ma omalt poolt lisaks, et ka Kahin saalist on taustaks sellele, et tegelikult see on üks väga intrigeeriv seisukoht, mida öelda. Ja see on hea, et see tegelikult niimoodi pinnale tõusis, sest et see ühest küljest tekitab tegevuse, et võib-olla me kasutame nendeks diskussioonideks üleüldse siis termineid, mis on kasutuses niimoodi ebaoskuslikult, et näiteks termin tervishoiuteenus omab mingit väga konkreetset raamistatud olemust, aga samas tegelikult füsioterapeut kui professionaal, kui me need raamid võtame sealt ära, siis ta osutab seda teenust, mis puudutab inimese tervist, ükskõik kus ta seda teeb. Et kas ta teeb seda spordimeeskonna juures, ta teeb seda erivajadustega laste lasteaias või kuskil mujal, et sisuliselt kui ta näppu selle teise inimese külge paneb, siis ta tegelikult võtab professionaalse vastutuse ja ta mõjutab seda tervist. Loodetavasti ta teeb seda positiivses suunas, võib olla juhtumeid, kus see ei ole positiivne, mis iganes põhjustel, aga et selles osas see ministeeriumi seisukoht on vaieldamatult väga intrigeeriv, et sa justkui teed tervishoiuteenust ainult siis, kui see on seotud mingisuguse nii-öelda sildistatud rahaga täna, siis justkui jääb selline mulje. Nii et kui raha see ei ole küsimus. Ei, no ja just nimelt, et näiteks see sama erivajadustega laste lasteaed, et kui füsioterapeut seal nagu lapsega tegeleb, palun vabandust, ma päriselt ka tahan seda teada. Just. Ja et infovahetuse mõttes head kolleegid võivad siis mõmiseda heakskiitvalt või siis teha muid selliseid toetavaid kommentaare lisaks, aga et just selle infovahetuse seisukohalt samamoodi ka mulle tundub, et eriti perearstide seisukohalt vaadates, aga tegelikult ka taastusravi seisukohalt laiemalt on see, et kui minu patsiendiga midagi kuskil tehakse ja seda teeb keegi, keda tegelikult me mingis teises süsteemis nimetame siis spetsialistiks, kes tegelikult ka seda teenust justkui osutada tohib, et selle info kättesaadavus on tegelikult eluliselt oluline, et ükskõik, kas me räägime lasteaiast või me räägime erapraksisest, mis kuskil on, et kui ta sealt on saanud, ma ei tea, 10, 20, 50 korda füsioteraapiat, siis sulaselgelt see mingisugust mõju omab ja kui me sellest midagi ei tea, siis seda justkui pole olnud, on ju. Ja või samamoodi, kui seda polegi olnud, siis ma näiteks mõnikord tahaks teada, miks seda pole olnud. Just, et kui üks siis info, mida koju viia või mitte mõte, mida mõelda, on see, et kas see ikkagi peaks olema seotud asutusega, tervishoiuteenuse osutamisega või äkki seda ikkagi annaks diskuteerida edasi selles suunas, et füsioterapeut on füsioterapeut, ükskõik milline see juriidiline nimetus tal siis on, ükskõik kus ta töötab või et ma olen ka füsioterapeut oma erapraksises ja et see tegelikult on oluline kogu valdkonna arenemise ja toimetamise mõttes.
ja et siis diskussioon siis nüüd ei vaibuks, et see ei olnud nagu selline lõplik kokkuvõte, siis ma igaks juhuks küsin, et aga miks see nii on, et kas sa oskad sellele anda mingisugust põhjendust, et mis asi? Seesama seisukoht, et me tegelikult vaatame, et me teeme eelnõu, kuhu me kirjutamegi sisse, et kui sul on seos tervishoiuteenuse osutajaga, siis sa oled justkui sobilik ja muidu ei ole. Ma rõhutan, see oli seaduse väljatöötamise kavatsus, isegi polnud veel eelnõu, mille mõte oligi saata meie mingi hulga nendesse diskussioonidesse seni kaasatud inimeste ettekujutus, kuidas see probleem võiks olla lahendatud. Ja me ootasime pingsalt tagasisidet kõikidelt sihtgruppidelt. Ja sest me suutsime ka juristid ja andmete kaitsjad ja kõik muud, kes diskussiooni on olnud kaasatud, veenda ja tõepoolest nendel spetsialistidel kuni optometristide ja tõenäoliselt neid spetsiaalsusi tekib veel, kellel võib selline õigustatud vajadus olla, et neil on reaalne vajadus neid andmeid näha, et see on tähtis inimese tervise jaoks. Uskuge, see ei olnud ka väga lihtne töö. Et selle me oleme saavutanud. Kuidas see tehniliselt nüüd lahendada, siduda, nagu ma välja pakkusin, see on jah praeguste diskussioonide produkt, et lahendada see niimoodi. Aga kindlasti on võimalusi veel ja rohkem, kuidas seda nagu teha, et see oleks piisav, aga samas, et ühiskond tunneks, et me ei ava neid delikaatseid isikuandmeid siiski põhjendamatult jälle liiga suurtele gruppidele, sest et on päris palju ka neid inimesi, kes arvavad, mis mõttes te annate jälle mingitele nendele spetsialistidele õiguse tervise infosüsteemi pääseda, et siis teeme sellest parem juba avaliku andmebaasi, et umbes polegi enam mingeid piiranguid vaja. Et sellist suhtumist on ka, sellega tuleb arvestada, ehk et tuleb silmas pidada, et me peame olema võimelised kõiki neid vajadusi nagu väga hästi ära põhjendama kõikide nende spetsialistide puhul, mitte ainult füsioterapeutide puhul. Et me oleme ükshaaval kõikide nende kutsete esindajatega kohtunud, kõiki neid vajadusi üksipulgi arutanud, et selles mõttes ja ka erineval etapil erinevaid lahendusi näinud. Me oleme tahtnud kutseregistrisse kuulumise mingil hetkel viia lausa seaduse tasemele. Kolleegid Haridusteadusministeeriumist andsid nõu seda mitte siiski seaduse kaudu piiravana rakendada, et kuna kutsesüsteem on tõesti vabatahtlik süsteem ja nii edasi, et eks me püüame nüüd lahendada seda sellisel maal. No jaa, aga nagu iseenesest, siis me ju nagu ikkagi stiilime kõrvale sellest praeguse tervise infosüsteemi ülesehituse põhikontseptsioonist, et ta on eelkõige info jagamiseks ja usalduspõhine, aga meil samas on võimalik nagu näha kõigist tegevustest jälgi ja vajadusel nagu siis juhtumipõhiselt ju sekkuda. Miks me peame ette nagu paranoilised olema? Ei, meie ei oleks paranoilised, aga ligipääsu andmisel peab olema hea põhjendus. No jaa, aga ja selle nimetamisega seoses, kõik teate, et paar aastat tagasi nimetati tervishoiutöötajaks apteekrid. Aga täna me alles arutame, kas ja kui palju nad peaksid midagi nägema tervise infosüsteemist. Nii et see on hea näide sellest, et lihtsalt mingi nimetuse muutmine ilma nagu sisuliste küsimuste lahendamiseta ei muuda mitte midagi. No jaa, aga nagu samas me näeme juba seda, kuidas mingisugused nii-öelda info levimise piirangud tegelikult oluliselt mõjutavad halvemas suunas patsiendi tervist, et see sama psühhiaatrite teema, et mis on justkui nii nagu salajane stigmatiseeritud valdkond, et mis tegelikult esmatasandil juba takistab nagu meid saamast ülevaadet inimese tervisest ja ka nagu sekkumisest raviprotsessi. Et näiteks kui helistab mulle inimene ütleb, et ta psühhiaatrit kätte ei saa, see on puhkusel, jumal teab, millal tuleb, eks ole, mul oleks vaja retsepte pikendada. Ei näe ma ei lugu, ei näe ma retsepte. No ja siis ongi nii,
meil siin täna Noh, vist tarkus. psühhiaatreid ei ole. jah, aga noh, see on Nende lihtsalt nagu muresid ei saa stiilinäide, et milleni võib noh, nagu niisugune ettekartmine ja piirangute seadmine nagu viia. Ja ma omalt poolt füsioterapeudina siis sekundeeriks selles osas, et võib-olla selline filosoofiline pall, mida siis õhku visata, aga võib-olla siis nende tigedate andmekaitsjatega kõneldes, et kas me peame piirama sissepääsu, et sissepääs tegelikult võiks tulla mingisuguste professionaalsete vastutustega koos. Ja et kui me räägime ka täna siin selles kontekstis, et status quo peaks säilima sellepärast, et Eestis on Euroopa tasemel haridus, mis on akrediteeritud, siis need kodanikud justkui, kellel see diplom on taskus, mida täna Eestis me võime ikkagi juba ikka mitmetes sadades spetsialistides kokku lugeda, et need justkui tegelikult võiksid omada neid professionaalseid oskuseid, vastutusi ja õiguseid, mis tal siis oma töö tegemiseks vaja on. Eesti kontekstis üks küsimus on siis tervise infosüsteemi ligipääsemine ja seal siis millegi tegemine, et see ligipääs võiks küll ju olemas olla, et see, mida sa siis seal tervise infosüsteemis teha saad konkreetselt, on see, mis võiks olla diskussioonide küsimus, kui seda peab tegema. Ja teisest küljest nii palju, kui mina siis oma rikutuse tasandil olen selle teemaga kokku puutunud, ka kodanik ise tegelikult ju oma andmete eest vastutab, et kes seda näevad, kes ei näe, et võib-olla see vastutus tegelikult sellises kõige paremus mõttes valges ühiskonnas võiks siis ka kehtida, et ma oma andmetega kui patsient saan siis toimetada, teades seda tausta siis, kes need on, kes tegelikult siis minuga tegelemise tulemusel ühte või teist asja näevad. Aga Tiia tahtis tõstis enne näpu püsti, et tahaks öelda. Ja ma tahtsin lihtsalt natuke sekundeerida selle väljatöötamiskavatsuse asjus, et seal on siiski kirjas, et see juurdepääs ei ole mõeldud kõikidele spetsialistidele, vaid need, kellel on seda vaja. Nii et see ei ole niisugune carte blanche, et järsku kõik need nimetatud kutsed nüüd pääsevad tervishoiusüsteemi andmetele, vaid see on siiski piiratud nendele, kellel see tõepoolest on vajalik. Nii et natukene kitsam tõlgendus. Ja see selles mõttes ei erine ka tervishoiutöötaja, kes lihtsalt on tervishoiutöötaja ja on tervishoiutöötajate registris. Tema ka ei pääse tervise infosüsteemile ligi, kui ta ei tööta üheski tervishoiuteenust osutavas asutuses. Nii et ega selles mõttes nagu väga suurt vahet ei ole. On küll selles mõttes, et näiteks kui on näiteks koduõendusteenust osutav osaühing, kus töötavadki ainult koduõed, siis nemad ju pääsevad ligi. Aga kui on füsioteraapia teenust osutav osaühing, kus töötavad ainult füsioterapeudid, siis nendel pole ju mingit võimalust. Täna ei ole. No, see on väga halb, et ei ole. Et selle peale võiks mõelda ja minu sellise pika jutu kokkuvõte tegelikult või mulje ei pidanud ka see jääma, et kui sa oled füsioterapeut, siis sa võid minna ja vaadata proua Paluste haiguslugu nii palju kui kulub, on ju. Et mitte niimoodi, vaid ikkagi see, et kui ma kellelegi teenust osutan, siis selle teenuse osutamisega see ligipääs siis minu selle patsiendi andmetele nii-öelda siis tuleb kaasa või see on siis see, mis mu tööd tegelikult ka efektiivsemalt ja kvaliteetsemalt eeduslikult teha aitab. Aga et see diskussioon ei läheks väga sinna tervise infosüsteemi teemadesse ära, on mul selline küsimus, mis mind on väga intrigeerinud nende aastate jooksul, siis, mis mina olen selle EFL-i juhtimisega kokku puutunud, on see, et okei, et kui me jätame kõrvale sellised värvikad diskussioonid selle tervishoiutöötajaks või selle nimetuse osas ja et kui ministeeriumi muutumatu seisukoht on see, et me peaksime neid andmeid vaatama kutseregistrist, et siis kas siis ei võiks teha mingit sellist suunatud toimetamist selles osas, et tegelikult need kodanikud, kellel oma diplomist tulenevalt see akrediteeritud haridus on olemas,
et nemad ikkagi seal kutseregistris oleksid ilma selleta, et nad peaksid selleks tegema mingisuguseid lisailuvõimlemisharjutusi. Sest et tulenevalt meie ajaloost on ju see, et see oli, ma arvan, aasta 2015 kevad, kui tegelikult sai toimima see süsteem, et kooli lõpetajad saavad kutseregistrisse. Need inimesed, kes on ennem lõpetanud sama hariduse, nagu võrdlemisi suur osa siin kaaskannatajatest, kaasa arvatud mina, eks ole, et on nii-öelda siis õigustatud, akrediteeritud, heaks kiidetud diplom taskus, aga kutseregistris mind ei ole, sellepärast et ma ei ole läbinud neid süsteeme ja sellel hetkel, kui siis näiteks mina diplomi sain, siis ei saanud otse kooli lõpetades kutseregistrisse. Et sellest nii-öelda siis Eesti eripärast füsioteraapia kujunemisel on tegelikult olukord, kus selles kutseregistris täna ei ole kõik inimesed, kes õiguslikult seal võiksid olla. Et kas see siis on midagi, mis võiks olla selline nii-öelda kaasuv tegevus kõigi nende muude arengute kontekstis? Ja ma kohe ütlen, et mina isiklikult selle kutseregistri vaatamise pooldaja ei ole erinevatel põhjustel, aga ikkagi, et küsimus säilib. Ma ausalt öeldes seda küsimust väga ei oska kommenteerida, mulle tundub, et see on mingi kutsekomisjoni enda poolt seatud piir. Ei ole, see on selles osas, kutseseadus on justkui riik riigis, eks ole, et kui me kutseregistriga toimetame, siis me peame arvestama sellega, et seda reguleerivad kutseseadusest tulenevad tingimused ja seal need tingimused siis sellised on, et teatud asju tuleb teha, kui sa siis nii-öelda esmakordselt kutseregistrisse ennast saada tahad, aga et siin kohal tekivadki need käärid, et me räägime sellest, et haridus on akrediteeritud, see on justkui Euroopa direktiivide kontekstis hea, et see võiks anda meile sellise reguleeritud kindlustunde, et nüüd me oleme need professionaalid, mida meie diplom ütleb, aga kutseregistrisse me ei saa, sest sellel hetkel, kui võrdlemisi suur enamus füsioterapeutidest õppis, kooli lõpetas, siis seda nii-öelda otse haridusega kutseregistrisse saamist ei olnud. Ja seega on minu arvamuse järgi üks selliseid suurimaid riske siis selles osas, et võtta teadlikult see tee, et me rakendame kutseregistrit tervishoiumaastiku reguleerimisel, sest et see on ka muude tingimuste osas selline võrdlemisi tõmbetuultes olev süsteem või kuidas siis öelda, et nendele väidetele võib-olla äkki kommenteerite kas siis vastu või poolt. Kuna meie karvane käsi selle kutseseaduse ja kutsesüsteemi ei ulatu, siis ma annaks sõna järele. Mina ei taha selle eest vastata. ma tahtsin just teie sõnavõttu toetada. Tuleb meeles pidada, miks see kutsesüsteem loodi. See loodi selleks, et on võimalus kahtepidi oma pädevusi, kompetentse tõendada. Üks on siis, kui haridus on vastavalt siis välja töötatud heaks kiidetud kutsestandardile, eks ole, formaalredel, ja teine redel oli mõeldud siis nendele, kelle haridus võib-olla ei olnud nagu see, mida kõik praegu nüüd heaks kiidavad, aga seal juurde on tekkinud siis isikul täienduskoolituse kogemused, töökogemused. Nii et 2 võimalust. Nii et see, mida te kirjeldasite, kus on olemas, ütleme, see kaasaegne diplom, see peaks olema nagu see automaatne asi, aha, see inimene on nii õnnelikult noor, eks ole, et tema on suutnud siis selle reguleeritud hariduse läbida, järelikult tal ei peaks olema mingit sundust, et see isik peaks kutseregistris olema. Kutseregister, nagu me teame, on vabatahtlik. Järelikult mina küll ei tahaks mingit sunduslikku asja siduda vabatahtliku süsteemiga.
ja see teine võimalus on siis nendele, kellel on see vana haridus ja tahaksid nagu näidata, kuidas nemad on, ütleme, selle pädevuste redeli tõusnud. Samuti võib ka formaalharidusega muidugi oma pädevust tõsta. Aga nendel, kellel ei ole see reguleeritud haridus, nendel on siis see võimalus näidata, et nendel on siiski need pädevused, kaasaegsed kompetentsid. Järelikult, kui me midagi teeme niimoodi, ütleme, sotsiaalsüsteemis, siis see võiks olla ikka seesama emba-kumba, kas reguleeritud haridus, nii nagu Euroopa tõlgendab seda, või siis meie kutsesüsteemi kaudu kutseregistris, eks ole, ta on kutsetunnistus. Ja siis ei ole nagu haigekassa mingit probleemi, kas tal on see haridus või tal on see kutsetunnistus. Siis ei ole nagu seda muret, et inimesed peavad ilmtingimata olema kutseregistris, see ju maksab raha, see ei ole ju odav läbida kõik see protsess, raha ja aeg. Ja vabatahtliku süsteemi juurde, nagu ma ütlesin, ei sobi sugugi niisugune sunduslik maik. Kuna aeg on halastamatu, et siis... rahva hulgas küsimus. Aga siis öeldi see Sotsiaalministeeriumile, et SKA nõuab väga kutseregistrit. Ma neid vaatad läbi veebi ka inimesed kuulen. Et siis on see küsimus veel, et SKA nõuab ju väga kutseregistrit, et meil just hiljuti oli probleem, et kutset ei olnud uuesti taotletud ja ta ei tohi SKA-le teenust pakkuda, kuigi tema oskused on ju alles. Nii SKA kui ka haigekassa rahastajatena loomulikult võivad rahastamiskriteeriume seada. Kui nemad eelistavadki rahastada selliseid teenuseosutajaid, kes on kutseregistris oma nii-öelda kompetentsi tõestanud, siis neil see õigus on, aga see, millest jutt käib, riik ei hakka, riigil ei ole nagu mõistlik hakata ja ei ole ka korrektne vabatahtliku kutsesüsteemi kasutama kuidagimoodi piirava nagu asjaoluna. Et just nagu Eestis keegi teine, kes kutseregistris ei ole, ei võikski füsioteraapia teenust osutada, et see oli see mõte. Aga rahastaja saab täiendavaid kriteeriume enda rahastatavale teenusele ikka seada. No aga selles mõttes, et siis tekib ju küsimus, et kui kutseregistris ei ole, kus ma siis vahet teen, et kas ta on nagu puuduselt selle pärast, et ta lõpetas kooli rumalasti nagu enne 2015. aastat või sellepärast, et ta on mingi ise hakanud nagu käesilitaja. Nagu see mõttes, et ausõna ma ei tea seda ja inimene ka ei tea seda, patsient ei tea seda. Kus ta peab seda teadma siis? Ja tegelikult ka füsioterapeudid ise ju ei tea seda, täna meid on, et füsioteraapia Eestis selles osas on õnnelik eriala, et meie ajalugu on võrdlemisi selge ja need üleminekuperioodid on ka tegelikult nii-öelda siis hariduse arenemise mõttes on tegelikult väga hästi kaardistatud, et täna me suudame minna tagasi aastasse 90 midagi ja me teame, et millise nimega diplom inimesel on, et me tegelikult saaksime tema kohta öelda füsioterapeut. Et selles osas ja neid inimesi, keda siis kas siis reguleerida või kuskile koondada või vaadata, tegelikult ei ole liiga palju, et me täna räägime, ütleme, 1100 natukene peale inimesest, kes justkui hariduse mõttes on tegelikult riigi jaoks, patsiendi jaoks, teenuse osutaja, tarbija jaoks olemas. Kõik nendest kindlasti ei ole tööturul, aga see ongi see, kus meil ülevaade tegelikult puudub, sest et ka meie samamoodi oleme hädas sellega, et kuidas siis seda turgu kaitsta ja kuidas teada, kes on. Ja siia siis niimoodi, et ei tunduks, et see diskussioon on lõplik, et siis diskussiooni lõpetuseks tegelikult ka jääb õhku see mõte, et avatud piiride kontekstis kindlasti hakkab järgmiste aastate jooksul saabuma Eestisse selliseid kodanikke, kelle nimi ei ole Eesti päritolu ja kellega hakkab olema veel keerulisem neid asju mõtestada ja et kui me füsioterapeutide liiduna täna tegelikult omame nimekirja, diplomipõhist nimekirja, ehk siis justkui nagu Euroopa kontekstis sellist sobivat nimekirja inimestest, kelle kohta me saame öelda, et vähemalt diplomi järgi ta peaks olema õigete pädevustega, teadmata tegelikult, mis ta selle viimase 10
7-5 aasta jooksul teinud on, eks ole, et siis neid kõige paremas mõttes karvaseid ja sulelisi, kes potentsiaalselt saabuma hakkavad, me enam kuskile lahterdada tegelikult ei oska. Ja siis ka meie selline vastamisvõimekus headele partneritele, et kellega parasjagu tegu on, muutub oluliselt väiksemaks. Aga siis, kuna aeg on halastamatu ja Liina juba hakkab püsti tõusma, et mul on lõpetuseks selline küsimus, et ma palun lühikest vastust, et kas füsioteraapia peaks olema Eestis reguleeritud või te ütlete jah, et siis millisel moel võimalikult lühidalt ja kui ei, siis miks ei ole vaja öelda, sest võib-olla siis saavad kurjaks mõned kodanikud saalist, aga võime alustada ükskõik kummast otsast, et ma arvan, et minu vastus on selge. Et ei peaks olema. Ei ole vaja seda formaalselt reguleerida. Probleemid saab lahendada teistpidi. Jah, minu vastus on sama tegelikult. Minu vastus on muidugi vastupidine, et muidugi peab olema reguleeritud ja millegipärast minu silmad küll ei näe seda iseeneslikku probleemide lahendamist, et pigem me ketrame neid täpselt samu jutte, ikka juba nagu 5 ja 6 ja 7, 8 ja 9 aastat, et ei saa niimoodi vastutusest kõrvale vingerdada. Rahastaja vaatevinklis kindlasti peab olema reguleeritud ja ma ei mõtle siin kohe nagu seadusandlust, vaid lihtsalt kokkuleppe, kirjalikud kokkulepped, et ikkagi milline on see kvaliteetne teenus, kui rahastaja selle eest tervishoiuteenuse vaatevinklis ikkagi, kui me ostame ja mis nõuetele peab see spetsialist vastama. Aitäh! Ma siis omalt poolt ka teeksin sellise kokkuvõtte, et ma loodan, et see teadmine, millega me siis täna siit kõik koju läheme, on see, et see reguleerituse küsimus ei ole mustvalge, et on erinevaid aspekte, mis seda mõjutavad, alates siis Euroopa direktiividest lõpetades kas siis põhjendatud või vähem põhjendatud arvamustega ja fakt on selles, et on positiivne, et meid on aina rohkem, on väga hea, et meil on kvaliteetne ja reguleeritud haridus ja see, kust me saame edasi minna, on heade sõprade abiga selles suunas, et isegi kui see reguleeritus siis ei ole seaduse tasandil jõuga tehtud või siis iseeneslik mis iganes mehhanismide kaudu, et siis ühel või teisel moel me kindlasti kuskile välja jõuame ja mulle endale tundub, et kui ka eriti siis Sotsiaalministeeriumi tasandilt ja ma arvan, et Haigekassa toel, sest huvid on sarnased, vaadata sellele füsioteraapia maailmale korraks peale mitte nii laialt nagu terve maailm või Euroopa, vaid vaadata seda Eesti konteksti, et siis võib-olla mõned lahendused on oluliselt lähemal, kui nad niimoodi globaalses mõttes võiksid tunduda. Ja see võib-olla on hea koht, kust edasi minna. Ma ühe kommentaari ütleks lõppu, sest tegelikult võib-olla siit võib jääda nagu praegu vale mulje. See mittereguleerimine ei tähenda seda, et me jätame asjad nii, nagu nad täna on. See tähendab seda, et me tegeleme ligipääsu küsimustega ja teeme selleks erinevaid regulatsioone ja reguleerime täpselt nii palju kui vaja ja rahastamise mõttes ei jää asjad nii, nagu nad täna on. Seal tuleb ka kõvasti regulatsioone ringi teha selleks, et need tänased probleemid lahendada. Nii et see mittereguleerimine ei tähenda mittereguleerimist täielikult, et laseme asjadel olla, nagu nad on ja küll nad kuidagi ise lahenevad, et see ei olnud üldse see mõte. Et ühesõnaga, et on erinevaid mehhanisme, mis mõned lahendused siis lähemate või kaugemate aastate jooksul meile mõned vastused võiksid tuua. Ja siis Füsioterapeutide Liidu nimel ma võin lubada, et mida rohkem küsite, seda rohkem me vastame. Ja tavaliselt füsioterapeudid siis üldiselt oma olemuselt ja haridusliku tausta mõttes on sellised lahenduste leidjad. Et tõenäoliselt ega nendel aruteludel, mis me oleme saanud pidada
olete sellest ka aru saanud, et me võrdlemisi vähe joriseme ja räägime probleemidest, vaid üritame konstruktiivselt pakkuda välja lahendusi ja kui lahendused saavad olla seotud füsioterapeutide abiga, et siis neid liit oma võimekuse ja rikutuse astmelt siis saab ka pakkuda. Aga mina tänan ja tehtud!